Meie haiglates töötab õdedena nii mehi kui ka naisi. Vahel kutsutakse meessoost medõdesid, nalja pärast medvendadeks. Nali naljaks, aga töö on tõsine asi. Töö juures loeb ainult see, et kõik saaks hästi tehtud. Meessoost meditsiiniõde on täpselt sama asjatundlik nagu tema naissoost kolleeg. Siiski juhtub vahel, et mõni patsient ei saa sellest päris hästi aru. Vaatame, kuidas Antil meditsiiniõe ametis läheb. Anti töötab haiglas meditsiiniõena. Antile meeldib väga tema töö. Ta aitab patsiente, annab neile määratud ravimeid, teeb vajalikke analüüse. Lisaks peab Anti täitma palju tähtsaid pabereid. Vahel tuleb ette ka teistsuguseid töid. Mõnikord ei jõua põetajad teha kõike, mis tarvis. Siis peab Anti neile appi minema. See ei ole Antile raske. Ühel päeval juhtus, et üks naissoost patsient ei lubanud Antil tema analüüse võtta. See patsient nõudis, et tema analüüsid võtaks arst või vähemalt naissoost õde. Patsient ütles, et õde ei tohi olla mees. Patsient ei usaldanud Antit sellepärast, et tema ametinimetus on õde, aga ise on ta mees. Antile tuli appi haigla arst. Arst selgitas patsiendile, et haiglas ei tehta töötajatel soo järgi vahet. Õde on õde. Arst ütles sellele rahulolematule naissoost patsiendile, et kannata nüüd mehiselt analüüsi võtmine ära. Töötajaid tuleb hinnata oskuste ja töötahte järgi, mitte aga nende meheks või naiseks olemise järgi.